olen varasemalt ka oma elus leidnud, kui raske sikk olla saab. Ja külg AB, lihtsalt mingi väike külg kuskil leida. Lihtne. See on täpselt seda sorti ülesanne, et mida ma üldse saan leida. Sest mul hetkel ei ole väga keeruline. Nagu hetkel ei näe, siin ei ole nagu mitte midagi. Alati tasub kahtlustada koosinusteoreemi ja siinusteoreemi, et äkki neid saab kasutada. Koosinusteoreem on vist igas eksamis sees. Ilmselt seda on siin kuskil vaja. Aga et mina siin lihtsalt mingit tühja juttu ei puhuks, siis ma tahan küsida teie käest ka, keda ma veel ei ole tülitanud täna? Arabellat olen küll tülitanud, aga sa oled nii kaugel, et ma tahan veel tülitada. Ei ole jah. Aga kas sa luuletada oskad? Luuletust teha? Jah. Kas seda üldse saab osata või? Et see on, jah. No see on vist treenitav asi. Ma tean, et freestylimine on ka nagu treenitav. Ma vaatasin kunagi ühte mingit videot, kus mingi tüüp õppis ära, kuidas freestylida. Ta nagu lõpuks nagu treeniski ära ennast. Ja oskas freestylida, aga ei noh, mida me siis üldse saame leida? Hull värk ikka. Nagu me ei saa leida seda nurka, sest meil on selle paganama veidra kujundi sisenurkadest on teada ainult 2 tükki. Kolmandat ei ole teada, seega me ei saa nurki leida hetkel sellisel kujul. Gustav, kuidas elu on, kuidas? Ma tahan, et nagu mingi esimene mõte tuleks teilt ja siis ma juba arendan seda, et äkki saab sealt. Äkki sinult tuleb see esimene mingi mõte, mis nagu paneb selle ratta veerima. Kas sa oskaksid seda kujundit kuidagi nimetada, nimedele panna? Kas ta on mingi standardne kujund? Vastus on, et ei ole, ta on väga veider. Ta ei ole ei rööpkülik, ei romb ega mitte miski, mida me tehaks. Ta on veider kujund. Aga kui me nagu teeks sellest selle kolmnurga, siis vaataks ja vaata kokku. Yes. Ja nüüd meil on juba kujund, mida me teame. Ja me õnneks armastame kolmnurki, seega see on väga hea. Jaa. Nüüd on meil midagi juba, kus mingid reeglid kehtivad. Enne meil ei olnud mitte ühtegi nagu sellist. See ei olnud kujund, mida me teame. Selle kujundi kohta ei ole valemeid teada. Ta on mingi veider 4-nurk, aga nüüd on meil 3-nurk. Nüüd on meil järsku väga palju relvi, nagu koosinusteoreem, siinusteoreem, kõik igasugu asjad. Aga see oli väga hea samm. Ning mida me üldse nüüd saame leida? Kuidas? Siinus või koosinusteoreemiga? Sa räägid selle AC külje pikkusest, jah? Jaa, seda AC-d saab leida. Seda on võimalik välja arutada. Kasutades missugust teoreemi? Pythagoras kehtib ainult täisnurkstes kolmnurgas.
mis teoreem? Koossinus. ma olen nõus, aga mida meil selle jaoks vaja on? Seda teist poolt. Täpselt nii, meil on vaja seda külge või nurka ka siin. Kui palju ta on? 120. Ja kindlasti me ei tohi lihtsalt töösse kirjutada 120, sest et me teame vastust, vaid me peame kirjutama 360 kraadi miinus 240 kraadi võrdub 120 kraadi. Peame seda tehet näitama, kuigi see on kalkulaatoril lihtne teha. Seega see on siin 120 kraadi, kui ta on üldse näha teile nii väiksena. Ja koosinusteoreem on järsku võimalik, sellepärast et koosinusteoreemi võime me kasutada siis, kui meil on teada 2 külge, hetkel siis see 10 ja teine on 6 ning nende külgede vaheline nurk. Meil on kogu info teada, kuidas need 2 külge omavahel asuvad ning tänu sellele me saame 3. külje välja arvutada. See on nagu arvutatav, kindel värk justkui. Ja kuidas see koosinusteoreem siin kõlab? Kes selle koosinusteoreemi idee peale tuli? AC ruudus. AC ruudus. Võrdub 6 ruudus pluss 10 ruudus. Nii, miinus 2 korda 6 korda 10 korda koosinus 120. Ja koosinusteoreem on üks igavene elajas ikka, pikk teoreem. Aga jah, nende arvudega kõlab see nii, et tuleb kirjutada valemid nii nagu tähistis on. Siinkohal ma tahan öelda ka seda, et kui te mingit teoreemi või valemit kasutate, eksamil võiks panna selle enne kirja ka tähistega. Ehk siis 6 on hetkel meil AD. 10 on hetkel CD. Miinus siis AD. 2 on ka seal vahel, on ju. Miinus 2 korda AD korda CD korda koosinus, noh, ma ei tea, panen siis 120 hetkel, et seal nurgal meil tähist ei ole hetkel. Noh, vast nad andestavad selle nurgal ei ole tähist. Nii, aga nüüd on siis kogu see asi lihtsalt vaja välja arvutada. Et üks variant on teha see nagu tükihaaval, arvutada mingi osa välja, kirjutada uuesti ja siis arvutada veel mingi osa välja. Või siis olla hästi ülbe, panna kogu see asi kalkulaatorisse sisse, nii nagu mulle meeldib. Ja loota, et siit tuleb mingi ilus vastus. Ja tuleb 196. Ning nüüd, et siis AC pikkust teada saada, et sellest ruudust siin lahti saada. Ma võtan siit ruutjuure. Korrektne on öelda, et siit tuleb positiivne ja negatiivne ruutjuur. Aga negatiivne siin ei sobi külje pikkuseks, seega nagu ma unustaks selle negatiivse ära. Kuigi korrektne oleks öelda, et see negatiivne on ka. Aga ma ei taha siin tahvliruumi eriti palju raisata. Kas siit tuleb mingi ilus? Kui te saate eksamil nii ilusa mingisuguse numbri vastuseks, siis teate, et olete õigel teel üldjuhul. Kui te saate mingeid väga kahtlaseid numbreid, siis te olete võib-olla ikkagi õigel teel, aga tõenäosus on väiksem. Tihti need vastused tulevad enam-vähem ilusad. Aga ei pruugi. Ei pruugi. AC on teada, 14 on olemas. Nii. Ei no, mis värk siis nüüd toimub? Nüüd on meil on teada üks kolmnurk siin. Kõik tema küljed on teada ja üks nurk on teada. Me saaks absoluutselt kõik asjad selle kolmnurga puhul välja arvutada. Meil on kõik küljed teada. Nagu mitte miski ei ole meil enam piirideks.
ainult võib-olla meie enda teadmatus on piiriks. aga siin on kõik asjad on olemas. kas kellegi tuleb mingi idee, mida võiks leida? üldse, mida saab leida? ma pole vett joonud väga pikalt. Marta, missuguseid asju sa kolmnurga kohta tead, mis nagu kohe pähe tulevad mingid asjad äkki? võib-olla ei tule ka. Või noh, üleüldse, kui sa kuuled kolmnurk, siis sa oled nagu ja kolmnurgas kehtib siuke asi, siuke asi, siuke asi. mis kolmnurgas võiks kehtida? kolmnurgas kehtivad nurgad, jaa. nagu kolmnurk on nagu räige kujund, temas on nii palju võimalusi. nagu see on uskumatu, kui palju teooriat on kolmnurga sees. siinusteoreem, koosinusteoreem, Pythagorase teoreem, mingi Heeroni valem, igasugused täisnurga, need trigonomeetrilised seosed, pindala, värki ja igasugu veel. aga okei, hetkel hästi ei näe, et mis oleks see kõige kiirem viis, aga mida me üldse saaks veel leida? missuguseid? CA ja CA. Mida? A ja CA. Sa räägid sellest nurgast siin ja sellest ka siin. Davai. Okei, davai. Alustame sellega. Alustame sellega. See on parem. Ma ütlen näiteks, et ta on siin alfa. Kas see on hetkel lihtsalt siuke lahendamisviis, et ma leian ta sellepärast, et ma saan selle leida või et mul on ka mingi plaan? Sellepärast, et saan leida. Ei, see on jumala okei. Nagu hea, ma vihjan ette ära, et see on hea. see on nagu hea asi, mida suvaliselt leida. See on hea asi, mida suvaliselt leida. Aga kas sul on ka idee, kuidas seda siis leida? Väidad küll, et saab leida, aga kuidas siis? 2019 aasta eksam. Jaa, eksam on tore. Nii, aga kas kellelgi teisel on ideid, kuidas seda alfat siin leida, seda rohelist? Jällegi kolmnurk on võimalusi täis. Me oleme seda täna juba teinud, vihjan. Ning see on Rasmuse lemmik teoreem. Vähemalt tänase päeva põhjal. Ning see on siinusteoreem. Hetkel saaks koosinusteoreemiga ka seda leida, sest et kõik küljed on teada, aga koosinusteoreem on pigem nagu pikk arvutamine. Siinusteoreem on natuke kiirem. Aga hetkel, kui ma kasutan siinusteoreemi, siis ma kasutan seda 120 ja 14. Need on siis need sõbrad, need vastandid nagu vastas poolel nii-öelda. Ning alfa ja 6. Need on siis need sõbrad. Seega näiteks siinus alfa jagatud selle 6-ga võrdub siinus 120 kraadi jagatud 14-ga. Koos või see siinusteoreem. Ning siis on siuke võrrand, kus on alfa on ainukene täht. Ta on veel väga ilus kreeka täht. Kas on vahet, kas see siinus on all või üle? Ei ole. Ei ole vahet. Ei ole vahet. Ei ole vahet, et ma oleksin võinud ka jagada
6 siis siinus alfaga, aga tingimus on see, et kui sa paned siinus alfa ülesse, nii nagu ma siin olen pannud, siis siin peab ka olema siinus üleval, nagu nad peavad olema samal, siis kas mõlemad üleval või mõlemad all. Vot, aga hetkel siis ristkorrutis siinus alfa võrdub 6 korda siinus 120 kraadi jagatud 14-ga. Kas on midagi ilusat? Minu mäletamist mööda eriti ilus see ei loe. 6 korda siinus 120. Kas te saate ka siia mingi 3 ruutjuur 3 jagatud 14-ga? Minu kalkulaator vähemalt niimoodi väidab. Ning kuna me otsisime ikkagi seda nurka, siis nüüd on meil siinus alfa võrdub mingisugune väärtus. Kasutame kalkulaatorit. Nüüd see tuleb ilmselt kole. Me peame hakkama natukene ümardama. Ma kohe räägin sellest ka, et kui kaugele me võiksime siin ümardada. Ümardamine muidugi vahevastusena ei ole kõige soovituslikum tegevus. Aga, et see lahendus kõik näeks natukenegi ilusam meil välja, siis ma ümardan selle alfa piisavalt kaugele, et ta oleks ikkagi täpne. Et ülesanne palub, et lõppvastus ümardage kümnendikeni. Kui ta palub meil lõppvastust kümnendikeni ümardada, siis vahevastust me ümardame kaugemale, vähemalt sajandikeni. Ehk siis hetkel see nurk tuleb siin 21,79 kraadi. Võite ka kolmanda koma koha panna, siis oleks 787. Ma panen hetkel sajandikeni. Ehk siis ma ümardasin praegu natukene kaugemale, kui see ülesanne lõppvastuse ümardamist nõuab. Vot, aga see alfa siin on siis teada. Ma panen väikse noolekesega. Et see on meil väärtusena nüüd olemas. Küll. Ja. Ma vihjena ütlen teile ette ära, et me oleme nüüd väga heas kohas. Me saame koostada mingisuguse võrrandi, mis annaks meile sellele esimesele punktile vastuse kätte. Et mis on külje AB pikkus. Ühtlasi ka BC pikkus, sest need on võrdsed. Aga ma natukene lasen teil mõelda, sest et ma olen selline. Ma ei taha kohe ette öelda. Tähendab, ma ei ütle ka. Et andke mulle teada, kui mõni idee tuleb. Ma natukene suunan ka enda küsimustega. Krislin, missuguseid asju sa kolmnurgast tead? Missuguseid teoreeme, mis nagu kolmnurgas kehtivad? No, siinusteoreem ja kosinusteoreem eksisteerivad. Mulle meeldib praegu see teine. See kosinusteoreem tuleks meile jälle väga appi. Aga kuidas? Kuidas tuleks see kosinusteoreem meile appi? Kosinusteoreem on siis selline asi, mida me saame kasutada sellisel juhul, kui meil on teada mingisugune nurk. Nende vahelised küljed, siis A ja B. Ja selle abil me saame siis küljed C välja arvutada. Ja siis kui meil on selline olukord, kus meil on teada 2 külge ja nende vaheline nurk, siis selle vastaskülje siin me saame välja arvutada. Ning hetkel on seda päris vastik näha, sest et meil tegelikult ei ole teada
need kaks külge. meil ei ole selles ülesandes teada A ja B. nii-öelda, ma natuke üritan nagu paralleelselt selgitada, ma ei taha kohe nagu ette öelda. seega ärge tundke ennast pahasti, kui teil segadus. see on huvitav, jah. see on väga huvitav. kuidas sul Arabella läheb? sa oled kaugel? ma enda meelest ei oleks nagu varem isegi kuulnud koostööd. What? võib-olla kunagi ammu ja siis tuleks meelest olema. ei, sa pead olema. jah. sa pead olema. aga see koostööveem on ikka üks huge chunk of gümnaasiumi mata. Seega, kas sulle juba meeldib, kui sa näed seda asja siin? meeldib või ei meeldi? oi jah, no see saab tähendada ainult halba. kui keegi küsib, kas meeldib või ei meeldi, siis ei tea. no see ei ole, see jah, see positiivne küll ei tundu. aga nojah, me saaks siin veel selle nurga ka välja arvutada, aga pole pointi tegelikult. me saame väita, et tal on mingi väärtus. aga kuidas sulle, Gustav, tundub see asi? mõnikord, kui ma lahendan mingit ülesannet ja lahendan nagu kaua ja saan kuskilt selle nagu lahenduse teada, siis ma mõtlen, et kui kaua ma oleks pidanud mõtlema, et ise selle lahenduseni jõuda. ja see mõnikord ma mõtlen, et noh, siis ma peaks pidanud mõtlema ikka päevi. et mõnikord on need lahendused nii kaugel. raske on neid näha. raske on näha. aga väike vihje. mis on selle nurga suurus siin? 51,7. ma ütlen, et on näiteks beeta. beeta on võrdne siis alfa pluss 30 kraadi võrdub siis 21,79 kraadi pluss 30 kraadi võrdub 51,79 kraadi. mingil põhjusel ma selle nurga teile ette tõin. Miks? väga huvitav. mis sa, Robert, arvad, miks ma tõin? miks võiks see nurk olla kasulik? seda annab seal koosinusteoreemis ka. jah, ma olen vihjanud ka koosinusteoreemile, siis ju need kaks asja on omavahel seotud. kui hetkel on seotud koosinusteoreem ja see beeta, siis missuguste külgede vahel see koosinusteoreem hakkab töötama? selle ja AC ja BC vahel. või noh. jaa, need on need kaks külge siis, mis on selle nurgaga kontaktis, on ju. jah. ja noh, see kolmas külg on siis, mängib ka rolli, ta on see, millega see kogu asi võrduma hakkab. õigemini tema ruuduga võrduma. aga kas sa oskaksid selle koosinusteoreemi mulle hetkel nagu panna kirja? ning enne, kui me hakkame seda koosinusteoreemi kirja panema, väidame seda, et näiteks, et see külg on X. et see A, B ja B, C on X-iga võrdsed.
siis see näeb lihtsalt natuke mugavam välja, kui meil ei ole mingi hunnik tähti seal, et meil on ainult üks täht hunniks. siis X ruudus võrdub nii, see AC või X ruudus. Õige. X ruudus ja siis on pluss AC ruudus. Ja siis on miinus või korda 2 või miinus. miinus. Miinus 2 korda X korda AC võrdub kos 51,7. Mitte ei võrdu, vaid korrutatud, jah. Koosinus siis beeta. Hetkel ta näeb siis tähistega sihuke välja. Aga kui me asendame siia sisse kõik väärtused, mida me teame, ainukene asi, mida me ei tea, on hetkel see X. AC on 14 ruudus miinus 2 korda X korda 14 korda koosinus 51,79 kraadi. Ning ei tea, miks mulle see võrrand nii väga meeldib. On sul ideid, Robert, miks on see võrrand hea võrrand? Sest see on pikk. ei, mulle ei meeldi pikad võrrandid, aga pääsu praegu ei ole. Miks ta on nagu hea? Ma ei tea. Miks ta on ülihea? Gustav, sa tead, miks see on ülihea võrrand? Hetkel, esimees. Mida? Mulle meeldivad need võrrandid, kus on võimalik midagi teha. No Gustav, miks on siin võimalik midagi teha? Noh, midagi teha on väga umbmäärane. Jagada X-iga. X-iga jagamine ei ole kunagi hea asi ülesannetest, kui see X on nagu otsitav. Kaotad lahendid. Mida? Taandada? Räägid nendest X-idest siin? Ei. Millest siis? Ei saa. Marta, kas sulle valmistab see võrrand nagu sellist meelerõõmu või? Kindlasti mitte. Aga miks siis mitte? Ta peaks just olema asi, mis viib vastuseni. Aga miks ta viib? Ma tahan, et te selle välja ütlete. Miks see on nagu hea? Kas see võib korda kokku? Jah, me saame asju kokku viia. Tõsi, see on ka tore. Otseselt seda ma ei mõelnud. Et miks see võrrand nagu meile hea on. Aga kuidas sul Ojamets paku, miks see on hea võrrand? Miks ta mulle nii väga meeldib selles ülesandes? Ma täpselt ei tea, aga ma tean, kuidas ta lahendab. Või kuidas ta... Miks sa seda üldse saad lahendada? Sest et see AB ja BC on täpselt sama. Nii et väga vahet ei ole, kui seda valemisse panna. Jaa. Kas sa tahad öelda... Mitu erinevat tähte siin on? Kui valemis praegu on üks. Jaa, see ongi see asi. Miks see võrrand mulle nii väga meeldib? Siin on ainult üks täht. Ma ei väsi rõhutamast.
kui te leiate endale võrrandi, kus on ainult üks täht, siis selle tähe te saate väga tihti välja arvutada. Hetkel Gustav, sa rääkisid nagu taandamisest natukene, siin saab mõelda küll taandamise moodi, et need X-ruudud taanduvad välja, sest et nad lahutuvad kokku. Kui me toome selle X-i teisele poole, siis tekib X-ruudus miinus X-ruudus, ega need annavad nulli kokku. Seega siia jääb meile näiteks 0 ja võrdub siis, siin on kogu see asi veel vaja kalkulaatorisse lüüa ja nii palju kui saab siis. 14 ruudus on meile 196 miinus 2 korda, see on siis 28 x-i ja siis veel koosinus 51,79 kraadi. Ning nüüd sisuliselt tähed ühele poole, arvud teisele poole. Ma toon selle x-i näiteks kogu selle pahnaga teisele poole. 28 x-i korda koosinus 51,79 kraadi võrdub 196-ga. Ning nüüd, et siis avaldada x, siis ma jagan kõikide muude nende andmetega selle võrrandi läbi. Lihtsalt, et need taanduksid siin maha. Kui ma jagan siin 28 koosinus 51,79-ga, siis need tüübid siin taanduvad maha. Muutuvad nagu üheks justkui. Päev. Ja jääb alles ainult x. Aga selle miinuspool on see, et ma pean paremat poolt ka läbi jagama. Seega siia tekib 196 jagatud 28 korda koosinus 51,79 kraadi. Ja nüüd, et selle x-i väärtust teada saada, toksime selle kalkulaatorisse sisse, kuna tegemist on siis juba lõppvastusega, see ongi see külg AB, mida me siin hetkel arutame, siis ümardame ta kümnendikeni. Ja ongi nii. 11,3. Sentimeetrit. Seega see x-i on 11,3 ja 11,3.